jumal, et mitte keegi, mitte iial ei saaks sind aktiveerida ilma minuta. Nii et see olevus, kes mind praegu taga ajab, et tema ei saaks ka sind ilma minuta aktiveerida. Aamen. Mitte keegi Emmerist, mitte keegi ilma minuta ei saa. See rist, anna see siia. Tahad seda? Mul on sulle kurbi uudiseid. Ilma minuta seda ei aktiveeri. Ei. Mis juhtus? Härra Toomingas. Härra Toomingas. Kas kõik on ikka hästi? Inspektor. Te magasite veel kaua. Härra Toomingas. Kas kõik on ikka hästi? Inspektor, kas te oleksite nii kena, et oleksite veidi lähemal? Mina ei kuule väga hästi. Oh ei, ma ei tule kuskile lähemale. Härra Toomingas, mida te enda selja taga hoiate? Tahad nii väga teada? Ma tule ringiga ja vaata. Hea küll. Härra Toomingas, rahunege maha, eks ole. Miks te nuga selja taga hoiate? Sest et inspektor, ma nüüd kohe tapan su. Appi! Ärge! Inspektor, kuhu te jooksete? Meil on ju airi ajada. Härra Toomingas, kas te olete See on läbi, härra Toomingas. Te ei saa päikesele ette tulla ega, jah? Härra Toomingas? Kas kõik on hästi? Inspektor! Palun aita mind. Midagi minuga valesti on. Tulge, ma aitan teid. Oi, aitäh, inspektor. No, härra Toomingas, ma arvan, et mis iganes teiega siin praegu toimus, see on midagi üleloomulikku. Ja ma arvan, et te peaksite praegu minema koju. Kutsume endale kiirabi. Ja te peate laskma ennast üle vaadata, sest te olite just mingisugune tont ja ma ei oska seda mitte kuidagi moodi selgitada. Minuga on midagi lahti, ma lähen kohe otsin üles kodu, ma loodan, ma leian. Head aega, inspektor. Head aega, härra Toomingas. Härra Toomingas, kas te siis ei mäleta, mis lubadusele mulle andsite? Et te teete kõike, mida mina teile ütlen. Ma hakkan karjuma väga kõvasti. Karju, kui tahad, inspektor, siin ei kuule sind keegi, sa tulid täpselt õigesse kohta ja tead, miks sa siia tulid. Sest mina käskisin sind. Aga sa ise ei tea sellest midagi, eks ole.
Mida sa tahad minust? Et mida ma tahan, jah? Sa peaksid teadma, mis on algusest peale minu plaan. Härra Toomingas. Hakkasin teie majas kummitama, erinevaid kujusid võtma ja ma tahtsin seda inspektorit välja meelitada. Ja nüüd on see hetk käes, kus me ta koos maha võtame. Ma ei anna sulle midagi. Et ei anna mulle midagi, jah? Vaata nüüd, kas ütled, kui ma su enda hoidmas alla võtan. Ei! Ei! Jaa! No nii, härra Toomingas. Nüüd olete te minu mõju all ja lähete kohe inspektori juurde ja meelitate teda välja. Jah, söör, annan sulle 24 tundi, et see kaabakas minu jalgete tuua. Just nii. Väga tubli, härra Toomingas. Näeme varsti. Nii. Kohaliku preestri telefoninumber. Hallo? Hallo? Kas kohalik preester kuuleb? Jaa, tõepoolest, mina see olen. Jaa. Ma vajan teie abi. Kas me saaksime kohtuda? Kas tõesti? No mul on tänane õhtu vaba, nii et tulge läbi, millal iganes soovite. Armas, jah. Teeme siis täpselt kell 8 õhtul. Kas sobib? Teil on aadress seal kodulehekülje peal olemas, ma tulen siis sinna kohale. Selge. Kell 8 sobib hästi, ma siis ootan teid. Sobib. Nägemist. Nägemist. Tere, kohalik preester. Mina see olen. Armas inspektor, astuge palun edasi. Jaa, muidugi mõistan. Jah, tänan. Suur tänu, härra preester, et mind niimoodi siia vastu võtsite. Pole üldse probleemi, inspektor. Igatahes, minu probleemiks on see, et mõni aeg tagasi tuli minu juurde üks klient. Nagu te teate, ma olen siis kummituste alal olev siuke spetsialist ja ta tuli minu juurde abi paluma siis, kuna tal majas kummitas. Ja ta väitis, et kes iganes tal seal kummitas, muudab kuju ja nii. Ja siis, kui ma asusin asju uurima, siis täpselt meie vestluse ajal koputati meie uksele vist niimoodi, et tuli 2 koputust, eks ole. Siis tuli 3 koputust ja siis tuli 2 koputust. Ja kui ma uurisin, mida see tähendab kummituste keeles, siis see tähendas kummituste keeles sure. Ja mul on tunne, et see mis iganes vaim tahab härra Toomingale halba. Seega ma üritan teda aidata, aga mul ei ole mitte mingit õrna aimugi, kuidas sellest vaimust vabaneda. Ja mulle tundub, et see olevus tegi midagi härra Toomingale, kuna ta vist lõi mu imaseks. Ja siis, kui ma üles ärkasin, siis härra Toomingas oli muutunud. Ja kui teid küsida, siis kuidas ta muutunud on? Kuidas ma teile seda ütlen? Ta hääl oli muutunud, ta mõtles teistmoodi ja ta üritas mind tappa. Ja siis ma suutsin ta päevavalguse kätte meelitada kuidagi. Ja siis mulle tundub, et see kuidagi tegi talle midagi. Kas ma olen õigesti aru saanud, et päevavalgus teeb neile nagu midagi või? Jaa, tõepoolest, päikesevalgus on poolvaimude jaoks päris hea relv, mitte küll nende päris vaimudega inimeste, kes on siis muudetud vaimudeks vaimu enda poolt. See on väga hea, et te seda ütlesite.
preester. Kuna nüüd ma tean, mida tuleb teha, et possessed vaimudest, justkui nagu kui kes iganes see kummitus on, et ta on kellegi keha üle võtnud, siis vähemalt ma tean, mida nende vastu saab nüüd kasutada ja selleks on päevavalgus. Aga sellest põhilisest kummitusest rääkides, kas teil on aimu, mida teha, et temast kuidagi vabaneda, sest mulle tundub, et ta ikka veel on kuskil siin vabaduses. No vaata, noormees, mulle tundub, et kõik vihjab siiani sellele, et sul on tegemist sellise vaimuga, kelle nimi on Tuutreitu. Ja see võib kõlada küll natuke naljakalt, aga selle nimel on väga sügav tähendus. Nimelt oli see vaim kunagi inimene, kes kaotas, räägitakse vähemalt, et ta kaotas aastal 2232. Ta kaotas enda poja ja ta kaotas ta niimoodi, et ta poeg löödi risti preestrite poolt kusagil Eestis. Ja pärast seda viidi ta hukkamisele. Ja ta oli vandunud, et ta maksab preestritele kätte. Niisiis ma arvan, et nüüd on tema eesmärgiks tappa kõik preestrid ja võtta nende ristid. Ja minu rist, ka selle omanik on tapetud. Ja küsimus teie vastusele, et kuidas saab Tuutreituud võita, siis sellel on väga naljakas vastus. Tuutreituud saabki võita ainult preestri ristiga. Aga selle jaoks tuleb teada kindlaid võlusõnu, mida teavad ainult preestrid, nagu mina. Hea küll, teie rist. Ja see võib olla nüüd natuke veider küsimus, aga kas ma võin teie risti laenata, kuna enesekaitseks, kuna ma tean, et teil niikuinii seda risti vaja ei lähe ja ma arvan, et mul ja härra Toomingal läheks rohkem. Oota, aga kui teid küsida, kus teie klient praegu üldse on? Ma ei tea, kui ma suutsin ta iseendaks tagasi ajada, siis ta ütles, et ta läheb koju ja üritab sealt mitte välja tulla, aga ma ei tea, mis temast edasi on saanud. Ma võin temaga ühendust võtta muide. Jah, kindlasti tehke seda, see on väga hea idee. Hea küll, jah, seda ikka saab. Hea küll, kas see on siis kõik, mida mul on vaja teada? Jah, praegu on see kõik, mida te peate teadma. Ja andke mulle kindlasti teada, kui midagi vajate. Mina olen 24/7. Hea küll, tänud, preester. Mina lähen siis ka nüüd, ma lähen sinna oma kontorisse tagasi ja jään siis ootama, et äkki härra Toomingas ilmub sinna kuidagi. Jah, see on super mõte. Kas te tahtsite seda risti? Jah, tänud, ma võtaksin selle küll, jah. Jah, tänud. See näeb väga läikiv välja. Kui kaua see teie käes juba olnud on? Oo, see on mul olnud sellest ajast, kui ma preestriks sain. Koheselt anti kätte. Kas tõesti? Inspektor, ärge unustage. Valvake seda risti oma eluga. Ärge andke seda mitte kellelegi. Ärge rääkige sellest mitte kellelegi. Kuna see kummitus võib võtta vabalt ka inimese kuju. Et te ei tea kunagi, keda usaldada ja keda mitte. Hea küll, preester. Ma kindlasti hoolitsen sellest hästi ja ma ei luba kellelgi seda enda kätte saada. Hoian seda ainult enda käes, luban. Tubli on. Ja te peate veel midagi teadma. Kui ma ütlesin, et risti omanikke on tapetud, siis tegelikult kõik selle risti omanikud enne mind on teinud kahtlaselt enesetapu. Ja mitte keegi ei tea miks. Nii et olge lihtsalt ettevaatlik. Siis tundub, et sellel ristil on tõepoolest mingisugune vägi, kui ta niimoodi oma omanikke järjest tapab. Tundub nii, inspektor. Ja küll, tänud, preester. Tänud. Hoiame siis kontakti, inspektor. Nägemist. Nägemist, inspektor. Jumal andesta mulle, aga saa aru, ma ei vaja seda risti. Pick up. Mida ma teen?
kus sa oled, härra Toomingas, kus sa oled? kes see pagan sellisel kellaajal ukse taha tuleb? Okei. tere, inspektor. oi, inspektor. tõesti arvasid, et ma ei leia sind ülesse ja ma mäletan, kus su kodu asub. ja nüüd ma tapan su, inspektor. Küll ma tõesti osan, härra Toomingas. oi, inspektor, kas unustasid, mis kell? kas preestrid ei öelnud sulle, et see rist ei tööta pärast seda, kui õues on läinud hämaraks? Ei! härra Toomingas, miks te seda teete? Lihtsalt ärge alluge sellele koletisele. Tema tahab ainult halba meile kõigile. oi, inspektor, kui tema tahab kellelegi halba, siis olete see teie, mitte mina. mina olen teinud kõik tema heaks ja teen veel. ei, tulge tagasi! kaval olete, inspektor, aga sellest pole kasu. Edu, härra Toomingas, sealt uksest läbi saamisega. Inspektor, kus te olete? Inspektor, tulge välja. Inspektor. Inspektor, hallo? Härra preester, ma ei saa praegu rääkida, mul on hädaolukord. Inspektor, kuule mind väga tähelepanelikult. Ma olen suures ohus. Mida see tähendab? Minu ukse taga ilmus mingi maskiga mees, saad aru? Maskiga? No, härra preester, härra. Kes meil siin on? Hoidke minust eemale, härra Toomingas. Hoidke eemale. Inspektor, ärge muretsege. Minu kulla sõber läks juba teie preestriga arveid klaarima. Ja ta saatis mind teie juurde. Nii et ärge muretsege. Mina olen veidike heldam. Ma tapan kohe, mitte ei viina. Neitude mees. Vau, see töötaski. Tere, inspektor. Toomingas. Tere, söör. No arva mida? Tuutrituu. Ma sain ristitööle. Sääd sulle! Härra Toomingas? Mida sa tegid? Sa ikka tead, et ta ei ole surnud, jah? Anna andeks, härra Toomingas, aga sain ainult sinu jaoks.
ei, mida sa teha kavatsed? Härra Toomingas. Inspektor, ma olen vist tagasi üle väga pika aja. Härra Toomingas, mul on tõesti kahju, et te pidite selle kõik läbi elama, aga ma tegin seda kõik ainult teie heaks, kuna kui ma ei oleks teid aidanud, te oleksite eluks ajaks jäänud selle koledase mõju alla ja ma arvan, et see rist peaks saama teile. Oi, aitäh, inspektor, ma tõesti austan seda, et te selle mulle usaldate. Preester, kes selle mulle andis, ilmselt on nüüd surnud, kuna vähemalt nii mulle mulje jäi. Aga härra Toomingas, ma pean teilt siiski midagi küsima. Noh, laske aga tulla, inspektor. Kas te ei öelnud mitte midagi selle kohta, et tuutritu võib ikka elus olla? No vaata, inspektor, kõik, mida mina tean, on enne seda aega pärit enne sellest ajast, kui mina muutusin tema käsilaseks, sest ma ei mäleta sellest mitte midagi, ainult tean seda, et mina tegin talle ouch ja no muidugi ma ka mäletan, milline on tuutritu ise, aga ma ei usu, et ta elus on, kui te ta tapsite, sest kes oleks? Pagan, ma oleks pidanud enne rohkem küsima. Aga tundub, et ilmselt üritasite mind siis hirmutada, kuna te olite ikka väga seda tüüpi, et mind hirmutada, ma pean ausalt ütlema. Aga hea küll, ma siis nüüd tean. Ja ma pean vabandama, kui ma teile liiga tegin, kuna see polnud mina ise, inspektor. Jah, te isegi tegite pükstesse augud sisse, kui te mind ründasite, aga pean ausalt ütlema, et see oli natuke pull ka, kuna mulle tõesti meeldivad sellised kummitustega seotud juhtumid ja teie oma on siiani üks kõige huvitavamaid, mis mul on olnud. Noh, mul on hea meel, kui te nii mõtlete, inspektor, ja ma kindlasti loodan, et me kohtume kunagi veel. Ma loodan, et siis loomulikult mitte ametlikult, vaid nagu lihtsalt hang out ja Netflix and chill. Küll, härra Toomingas, tõuseme siis püsti. No tõuseme, inspektor. Noh, mul on natuke isegi pintsak kortsus ja värki, aga aitäh teile, härra Toomingas, kõige eest ja ma kindlasti loodan ka, et me kohtume kunagi veel. Aga võtke siis rist ja edu teile edasises elus. No ja, nägemist, inspektor, nägemist. Nägemist. It's crazy, that's lihtsalt crazy. Oi, tuutritu. Miks me küll sinu pärast nii palju kannatama pidime? Huvitav. Kus on... ma näen juba luulusid.